ma pean nagu hoogu võtma. Yo. Fuck. Ei, fuck, what the fuck. Yo, mis läheb? See ei töötanud. Yo. Oi, shit. Yo. Daamid ja härrad, kätte on jõudnud hädaolukord. Ma pikka aega mõtlesin endale, nagu ma ei lähe sellega kaasa, ma ei lähe sellega kaasa. Okei, pohhui, ma lähen sellega kaasa. Teete väga hästi, millest ma räägin. Nimelt PewDiePie'l on sinu abi vaja. Tal on hädas. Mingid India mehed tulevad, võtavad üle. Seda me ei taha ju. Fuck India. Isegi Destiny kirjutas mulle, et kui ma sellest videot juba teinud pole. Mida sa paugud üldse? Kus su enda videod on, Jaa, seda ma arvasingi. Ma tõesti lootsin, et PewDiePie'l ei lähe mu abi vaja, aga tundub, et ma olen just see õige inimene, kelle abi tal on vaja. Kes see veel Eesti YouTuberitest sellist asja teeks? Sarjo või? Ensu, kus ta ei, loomulikult mingi fucking The Tomsikene. Fucking fuck. Okei, jaa, bye. Mine ära. Nii, igatahes. Ma olen nagu väga palju erinevaid neid actually lahedaid videoid näinud, kuidas inimesed üritavad seda propagandat jagada. Ja siis ma mõtlesin, ma tahan ka seda teha, ma tahan ka mingi lahedat teha, eriti siin Eestis. Aga mul pole fucking aega selleks, nagu actually vaadake, et türa. Ma vähem kui 10 000 suubi kaugusel, nagu, mida te passite, türa? Ma loodan, et selleks ajaks, kui see video üles läheb, siis see D-Series ei ole juba PewDiePie'st mööda läinud, võt see oleks väga kurb. Nagu, isegi kui D-Series nagu läheb mööda, siis see ei tähenda, et sõda läbi on, see tähendab just, et me peaksime tugevamini võitlema hakkama. Nii et mingi fucking neegrid. Nagu ühelt poolt ma tõesti tahaks, et see meem hakkaks juba surema vaikselt. Aga samas ma mõtlen, nagu PewDiePie on ilmselt olnud kõige suurem inspiratsioon siin platvormil mu jaoks. Ma mäletan mingi aastat 2012, kui ma otsisin YouTube'ist mingi Happy Wheels funny momentseid, ja siis ma leidsin selle karjuva ja ropendava rootslase. Ja ma pean ütlema, et ma vist armusin esimest silmapilgust. Samas nagu ma mõtlen nüüd, et enne seda, kui ma teda vaatama hakkasin, ma ei ropendanud üldse. Aga tema videoid vaadates kuidagi see mõjutas mind nii, et ma hakkasin ise ka rämedalt ropendama. Nii et see on nüüd vastus sellele, kui keegi küsib, et miks ma oma videotes nii palju ropendan või miks ma üldse elus nii palju ropendan. See on kõik selle mehe süü. PewDiePie on lihtsalt kõiges süüdi. Nii et seda öeldes siis minge subscribe'iga PewDiePie'le. Bitch lasagna, bitch lasagna, bitch lasagna.